Riided on midagi, mida ma ei soovita seal tellida, eriti just need riided, mis on otseses kontaktis nahaga ja loomulikult lapsed. Ja laste puhul võib-olla olla ettevaatlik mitte ainult just riietega, vaid ka igasugused aksessuaarid, väiksed kotid, kostüümid, igasugused meigilaadsed asjad, et nad ikkagi ka väga keemiat täis kahjuks. Mitmed hiljutised uuringud näitavad, et odav hind võib peita endas väga paljusid erinevaid toksilisi kemikaale, mis nahka, hingamisteid ja üldist tervist mõjutavad. Mis nende rõivaste koostises täpselt on, see on siiani saladus. Ma kardan, et see jääb ainult tootjale teada, sest pika nimekirja nendest kemikaalidest, millega see on töödeldud, keegi paraku ei avalikusta. Praegu Euroopas on hästi palju uuringuid, mis näitavad, et igasuguste kemikaalid, näiteks formaldehüüdide kontsentratsioon ületab igasugust ohutuse piire. Lõuna-Koreas läbi viidud uuringus testiti Sheinei, Temu ja AliExpressi tooteid. Tulemus oli šokeeriv. Sheinei jalanõud sisaldasid ftalaate koguses, mis ületas normi 229 korda. Temu sandaalides aga leiti pliid üle 11 korra rohkem kui lubatud. Need ained võivad tõsiselt mõjutada hormonaalsüsteemi arengut ning põhjustada väärarendeid ja närvisüsteemi kahjustusi. Euroopa Liidus on siis reguleeritud päris paljud kemikaalid, neil on kehtestatud piirnormid, et nende kemikaalide hulgas võib välja tuua näiteks raskmetallide ühendid nagu plii, kaadmium, arseen, kroom-6 ühendid, ka benseen, formaldehüüd, ftalaadid, asvavärvid ja polüaromaatsed süsivesinikud. Ja nende ühine omadus on see, et nendel on kas kantserogeenne, mutageenne või siis viljakust või arengut kahjustav toime. Kuna need ained kogunevad organismi pikema aja jooksul, võivad tervisemõjud ilmneda alles aastate pärast. Eriti muret tekitav on mõju lastele. Kõik ümber töödeldud kiud, nad on ju ükstaskõik on nad isegi naturaalsed jäägid või on ümber töödeldud polüester, et mis see nagu loogika on see, et need kiu osakesed on ülipisikesed, seda on nagu hakitud ju tuhandeid kordi puruks ja see ongi see, millest saab sõna edasi võtta tõenäoliselt nahaarsteks, et nad lähevad meie keha sisse. Nahaarst Ailina Brock kinnitab, et iga paari kuu tagant jõuab tema vastuvõtule patsient, kelle nahaprobleemide allikaks on just odavatest veebipoodidest tellitud riided. Tema sõnul on ka tema sotsiaalmeediasse laekunud 10 fotosid ja lugusid inimestelt, kes on kogenud sarnaseid nahareaktsioone, kuid pole arsti poole pöördunud. Kõige lihtsam on võtta allergiarohtu ja panna apteegist ostetud mingi rahustav niisutav kreem. Minu patsientidel tihti sellest ei piisa, et me peame välja kirjutama ka tugevat hormonaalset kreemi. Aga jälle ma mõtlen, iga inimene võiks mõelda, et kas see odav T-särk on seda väärt, et sa peab minna nahaarstile, et saada retsepti, et rahustada oma nahka. Kui eelarve on piiratud, soovitab Brock odavate Hiina rõivaste asemel eelistada teise ringi kvaliteetsemat tekstiili, eriti lastele. Lisaks tervisele tasub mõelda ka nende riiete päritolule ja töötingimustele, milles need valmistatud on. Temu ja kogu selle kauba puhul, kui me vaatame toote hinnalipikut ja korraks mõtleme, et kui palju siis selle toote valmistamise eest kuskil keegi reaalselt raha sai, siis tegemist on tegelikult peab olema orjatööga, et seal ei ole ju tegelikult nagu õmbluse jaoks, inimese töö jaoks ei jää ju mitte midagi. Kuigi eksperdid soovitavad selliseid riideid üldse vältida, siis juhul, kui seda teha ei soovita, tuleks vähemalt enne kandmist pesta läbi kõik uued riided, eriti kui need on pärit odavpoodidest. Eelistada tasuks naturaalseid materjale nagu puuvill, vill või linane ning vältida tuleks ka tugeva lõhnaga rõivaid ning seda eriti laste puhul.